Oma reisi 7. päeva alustame pealinna Berniga tutvumisest. Peatume vanalinna viiva Nütebrücke silla juures. Siin asub Berni turismikeskus, kus saame endale ka vajaliku linnakaarti. Otse keskuse kõrval asuvad kummalised suured augud. Siin elasid veel mõned aastad tagasi karud, Berni sümbolloomad. Looduskaitsjate nõudmisel ehitati aga loomadele uus ja parem elupaik jõe äärde silla kõrvale. Suurelt Nütebrücke sillalt on hästi nähtav alumiste väravate juures asuv Untertorbrücke. Sild, mis on Berni vanim ja tegutseb tänaseni. Esimene siinne sild oli puust, mille hävitas suurvesi 1460. aastal. Pärast seda otsustati ehitada tugevam 3 kaarega kivisild pikkusega 52 meetrit. Kuni uue Nütebrücke ehitamiseni 1840. aastal oli vana sild ainukeseks ühenduseks vanalinna ja muu Berni vahel. Oma ringkäiku alustame vanalinnast. Linna ajalooline osa asub poolsaarel, mida piirab 3 küljest ilmusena Aare jõgi. Sinna pääseb üle suure silla. Silla teisest otsast algab kohe ka vanalinna peatänav. Berni sünniaastaks loetakse aastat 1191 ning tema asutajaks Seringeni hertsogit Bertolt V. Linn on saanud oma nime karu järgi, mis saksa keeles kõlab päär. Karu olevat olnud esimene metsloom, kelle linna asutaja oma jahiretkel oli tabanud. Viimasel ajal kaldutakse siiski arvama, et linna nimetus tuleneb keldikeelsest sõnast brenn, mis tähendab mäge. 1405. aastal möllas linnas suur tulekahju, milles hävis 550 maja ja hukkus 100 inimest. Peale seda otsustatakse ehitada hooned juba kivist. Vanimad majad siin pärinevadki 16. ja 17. sajandist. Bern arenes kiiresti suureks kaubanduskeskuseks ning 1848. aastal sai temast ka Šveitsi pealinn. Berni ajaloolise linnaosa omapäraks on sammaskäikude rohkus, mis hoonete külgedel asudes ääristavad nii peatänavat kui ka teisi kõrvaltänavaid. Reeglina asuvad neis käikudes ka sissepääsud poodidesse ja restoranidesse. Oma 6-kilomeetrise üldpikkusega võib neid pidada Euroopa üheks pikemaks shoppamispromenaadiks. Samas on nad vihmastel ja palavatel päevadel heaks varjupaigaks. Peatänaval jalutades leidsin siit oma üllatuseks ka Leedu saatkonna. Mingi soe tundevirvendus käis läbi südame, ikkagi peaaegu naabrid. Lipp rippus uhkelt, seda aga valvas kõrval seinal asuv neegri figuur. Ning samas läheduses üle tänava asub ka maja, kus aastatel 1903-1905 elas Albert Einstein. Sellest annavad teada suur tagasihoidlik kiri hoone fassaadil ja tahvel võlvkaare sambal. Bern on rikas vaatamisväärsuste poolest. Vanalinn, kus viimased põhiliselt asuvadki, on aastast 1983 kantud UNESCO inimkonna maailmapärandi nimistusse. Asjad ja kohad, mis Berni ajaloolises osas peaks kindlasti ära vaatama, on minu arvates katedraal, kellatorn, purskkaevud, roosiaia vaateplatvorm ja parlamendihoone.
Berni katedraal Münster asub poolsaare lõunaosas. Seda ehitist peetakse Šveitsi tähtsaimaks hiliskooti kirikuks. Hoonet hakati ehitama juba 1421. aastal. Lõpetati aga alles 1893, kui valmis lõplikult peatorn. Oma 100 meetriga on katedraali torn Šveitsi kõrgeim. Kiriku peakell kaalub 10 tonni ja tema alumise osa läbimõõt on 2 meetrit 47 sentimeetrit, seega peaaegu 2,5 meetrit. Peasissekäigu juures asuvad kujud, mis kujutavad viimse päeva kohtumõistmist. Sissekäigu kohale on aga paigutatud skulptuuride grupp, 47 suurt ja 170 väikest 15. ja 16. sajandist pärit originaalteost. Seespoolt tundub kirik üsna tühjavõitu. 1528. aasta protestantliku reformatsiooni käigus eemaldati peaaegu kõik kunstiväärtuslik. Ainukesed täielikult säilinud kunstiteosed on vitraažid ja kooripealsed. Kuueteistkümnendast sajandist pärit renessansi stiilis kooripealsete mööbel on kaunistatud puulõigetega, mis kujutavad loomi ja stseene inimeste igapäevaelust. Vitraaže, mis on pärit aastast 1450, peetakse kunstilises mõttes riigi väärtuslikemaks. Vitraažaknad sisaldavad hulgaliselt heraldilisi sümboleid ja religioosseid kujutisi. Berni üheks turismimagnetiks on ka kellatorn, Südglocke. Minevikus oli torn osaks ühtsest linna kindlustusrajatistest. Tema värav oli üks paljudest linnaväravatest. Torni idafassaadil asub 1503. aastal sinna paigaldatud astronoomiline kell. Kellamehhanism paneb 3 minutit enne täistundi liikuma mehaanilised kujukesed. Kukke, narri, rüütli, korstnapühkija, lõvi ja karu. Kukk laulab, narr lööb kellasid ja teised figuurid liiguvad ringiratast vaateaknast sisse ja välja. Täistunnil hakkab aga torni tipus kuldne mehike lööma suurema kellaga juba õiget aega. See vaatemäng meelitab alati kohale hulgaliselt turiste. Samal ajal näitab kell ka tähtede liikumist ja sodiaagi märke.
Vanasti oli tornikell linna peakellaks, mille järgi seati kõiki teisi ajanäitajaid. Omaette vaatamisväärsuste grupi moodustavad Perni purskkaevud. Neid on siin ühtekokku üle 100, milledest 11 väärivad erilist tähelepanu. Igaühel neist on jutustada oma lugu. 16. sajandi keskel vahetati endised puust purskkaevud välja kivist tehtutega. Enamuse neist valmistas Freibergist pärit skulptor Hans King. Skulptuurid purskkaevud asuvad põhiliselt vanalinna peatänaval või selle vahetus läheduses ja nende nimed kõnelevad iseenda eest. Purskkaevude nimed on järgmised. Anna Seiler, vilepillipuhuja, laskur, lipukandja, Simson, õigusemõistja Justitia, jooksja, Mooses, rüütel, lasteõgija ja Perni asutaja Seringeni nimeline. Jõuame veel ära käia ka katedraali kõrval asuval vaateplatvormil. Siit kõrgelt kaljult avaneb suurejooneline vaade looklevale Aare jõele ja selle vastaskaldale. Algselt oli platvormi kohal Münsteri katedraali surnuaed. Nüüd on siin aga avalik park ja rahvast paistab siia jätkuvat. Üle müüririnnatise võib piiluda ka allpool asuvate elumajade õuedesse ja iluaedadesse. Platvormilt võib näha ka veidi allpool Kaljuastangul asuvat roosiaeda, kus kasvab üle 220 roosiliigi, 200 liiki iiriseid ja 28 eri liiki rododendroneid. Ka roosiaed on rajatud endise kalmistu kohale. Ja ongi aeg lahkuda, et jõuda kokkulepitud ajaks bussi juurde. Seega siis hüvasti, aga võib-olla hoopis nägemiseni, Pern.